kristlikud õed ja vennad, oleme täna siia issanda kotta kogunenud tema ülestõudmise mälestuspäeval, et teda ülistada, tänada, temalt ühtlasi ka paluda, mida meil ihu, hinge ja vaimu poolest tarvis läheb. Jumal on püha, meie inimestele ekslikud ja vatused. Eksime ka enestele märkamatult ja tahtmatultki. Selleks, et võiksime ka täna saada Jumala armu ja õnnisuse osalisteks, kasutagem tema enese poolt meile pakutud võimalust pattuda andeks andmiseks, need temale tunnistades ning kogu oma usku ja lootus meie issanda Jeesuse Kristuse tunastustööle andes. Seda aluseks ja südamesse võttes alandugem nüüd meiegi vaimus Jumala püha ja kõike nägeva valge ette ning tunnistagem oma patud nõnda kaasa palvetades. Mina tunnustan sulle, püha Jumal, et olen mõtted, sõnad, teod ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma varastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kiriku issand Jeesus Kristus on oma kogudusele andnud võtmete meelevalla, öeldes kord oma apostlitele, kellele patud andeks annate, neil on need andeks antud. Ja selle Kristuse kiriku kutsutud ja seatud sulasena kuulutan ma ka teile teie tunnistuse peale pattude andeks andmist ja mõistan teid issanda sõna alusel vabaks kõigist teie pattudes Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Sina oled oma imelisest tarkusest läkitanud ingrid meid abistama. Lase neil juhtida meid kõigil meie teedel ja hoida meie elu, et me võiksime pärida päästes ja sind kord valgest valgesse näha. Jeesuse Kristuse, sinu Poja, meie issanda läbi, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Ja võtkem nüüd kuulda Jumala sõna tänaseks mihklipäevaks kõigepealt Vanast Testamendist.
Joosua raamatu 5. peatükis, salmidest 13 kuni 15. Ja kui Joosua oli Jeeriko juures, sündis, et ta tõstis oma silmad üles ja vaatas ja ennäe, tema ees seisis üks mees, paljastatud mõõt käes. Ja Joosua läks tema juurde ning küsis temalt, kas oled meie või meie vaenlaste keskel? Ja tema vastas, ei kumbagi, vaid ma olen nüüd tulnud kui issanda sõjaväevürst. Siis Joosua heitis silmili maha ja kummardas ning küsis temalt, mida mu issand räägib mu sulasele. Ja issanda sõjaväevürst ütles Joosuale, võta jalasid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha. Ja Joosua tegigi nõnda. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja nüüd võtkem kuulda Jumala sõna Uues Testamendis Apostlitegude raamatu 15. peatükist. Чтение из книги Деяний святых апостолов из 12 главы. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему, «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им, они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Это Слово Божие. Ja nüüd võtkem kuulda tänase pühapäeva evangeeliumi. Evangeelium pärineb Mattiuse evangeeliumi 18. peatükist. Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minun. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Tämä on pyhä evankeliumi.
tänase jutluse mõtted on erinevate tänase päeva kirjakohtadega seotud, kuid loen tänase päeva juhtsalmi salmist 34:8. Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad ja ta vabastab nad. Aamen. Palun mulle eesmärk. Juba üle 10 aasta on mööda sellest, kui 2013. aastal asutati meie Luteri kiriku Saku Toomase kogudus. Enne seda 2010. aastal asutati Mustamäe Maarja Magdalena kogudus. Ja sel aastal, 2024. aastal, oleme võinud juba rõõmustada ELK Lasnamäe Püha Markuse koguduse asutamise üle. Kui olla päris täpne, siis on siinne kogukond olnud ammu juba valmis kogudust looma ja ametlikult asutama, aga asjad on pisut veninud erinevatel põhjustel ja mitte tingimata kogudusest sõltunud põhjustel. Kui oleks see kogudus asutatud siis, kui koos käima hakati, siis võiksime täna juba samamoodi tähistada Lasnamäe koguduse umbes 10. sünnipäeva. Aga asjaolud on läinud nõnda, et Lasnamäe Püha Markuse kogudus sai asutatud ametliku otsusega ja koguduse oma koosolekutega selle aasta kevadel ning lõplikult sai see fikseeritud kirikukogu otsusega Jõgeval. Kogudused sünnivad ikka sinna, kus on inimesi, kes soovivad Jumala sõna ja sakramendi ümber koonduda. Kui inimesi on piisavalt, näiteks Jeesuse jüngrite arv ehk 12, nagu ka meie riigi seadus koguduse loomise puhul ette näeb, siis saab kogudusega ametlikult asutada. On paraku ka paiku, kus tuleb kogudusi sulgeda. Kui täna tähistame Lasnamäe Markuse koguduse ametlikku algust ühise jumalateenistusega, siis täpselt nädal tagasi osalesin ühe teise Markuse nimega koguduse viimasel ametlikul jumalateenistusel, mis märkis sealse koguduse ametlikku lõppu. Nimelt 22. septembril pidas oma viimase ametliku jumalateenistuse ELK Baltimore Püha Markuse kogudus Ameerika Ühendriikides. Üle 70 aasta tagasi pagulaseestlaste poolt asutatud kogudus jõudis seal oma loomuliku lõpuni. Kuigi eestlasi elab Baltimore ja Washingtoni ümbruses palju, ei ole nende hulgas enam neid, kes sooviksid ja jõuaksid koguduse igapäevast tegevust korraldada. Nii nagu päris eluski käib sünd ja lahkumine käsikäes, on olnud samamoodi siis sel aastal 2 Püha Markuse nime kandva ELK kogudusega. Baltimore Püha Markuse kogudus lõpetas ja Lasnamäe Püha Markuse kogudus alustab. Kui kevadisel kirikukogul tekkis kirikukogu liikmete hulgas küsimus, miks Lasnamäe kogudus kannab just evangelist Markuse nime, ei olnud koguduse esindaja vastus mitte liiga põhjalik. Sellest ei ole tegelikult midagi hullu, sest püha vaim teeb oma tööd sageli nõnda, et me seda kohe ei mõista. Olen päris veendunud, et Lasnamäel Püha Markuse nime all koonduv kogudus, kes tunnistab Jeesust issandaks, on sama ustav, kui seda oli Jeesust Kristust järginud Markus oma päevil. Kes oli siis Püha Markus, kelle nime siis teie kogudus kandma hakkab või kannab juba? Mida me teame temast? Uues testamendis mainitakse korduvalt Johannes Markuse nimelist meest, kes oli pärit Jeruusalemma algkogudusest. Tema nime kannab ka kõige valimaks peetav evangeelium. Kuigi Markuse evangeeliumis ei ole otsesõnu viidet evangeeliumi autori nimele, peab vanakiriklik pärimus ometigi selle raamatu autoriks Markust.
Apostlite tegude raamatu 12. ja 13. peatükis nimetatakse, et Johannes Markus saatis Barnabast ja Paulust esimesel missioonireisil. Ka hiljem oli ta Pauluse saatja missionitegevuses. Lisaks märgitakse Peetruse esimeses kirjas, et Markus oli koos Peetrusega Roomas. Seal nimetatakse Roomat Paabeliks. Kristlik pärimus peab ka Kaana pulma ühte teenritest, kellel Jeesus palus ammutada veeanumatest veini just Markuseks. Ta olevat olnud ka üks Jeesuse poolt välja läkitatud 70 jüngrist. On neidki piibli uurijaid, kes arvavad, et Jeesuse vangistamise järel Jeesusele järgnenud noor mees, kes oma kinnivõtmise katsel jättis maha oma särgi ja põgenes alasti, olevat olnud Markus. Seda noormeest peab nimetada nimelt ainult Markus oma evangeeliumis. Oluline on nimetada ka, et ilmselt seadis Jeesus armulaua Markuse maja ülemises toas. Ka üles tõusnud Jeesus ilmus jüngritele just tema majas ning püha vaim laskus jüngrite peale nelipühal samas kohas. Seal oli ka enne nelipüha sündmust valitud Juudas Iskarioti asemele 12. apostlits Mattias. Nõnda siis kõneleb piibel meile Markusest päris palju. Kui järgime veel vanakiriklikku pärimust, mis otseselt piiblist meile vastu ei vaata, kuid ometigi on üles talletatud, siis olevat Markus sündinud Põhja-Aafrikas, Liibüas, juudi peres, kuid juba noorena läinud Palestiinasse. Pärast Jeesuse ristisurma ja ülestõusmist läks Markus aastal 48 Aleksandriasse, kus temast sai Aafrika esimene piiskop ja kuhu ta ehitas ka Aafrika esimese pühakoja. Markus peetaksegi Aafrika evangeliseerijaks ning kopti katoliku kiriku, kopti ortodoksi kiriku ja Aleksandria apostliku õigeusu kiriku asutajaks. Aastal 68 võtsid raevunud paganad Markuse kinni, lohistasid teda 2 päeva hobuse saba külge kinnitatud köie otsas, kuni ta märtrina suri ja tema keha tükkideks pudenes. Tema säilmed maeti tema enda poolt ehitatud kirikusse Aleksandriasse, kus need hiljem Veneetsiasse üle viidi. Veneetsiasse ehitati tema mälestuseks kuulus Püha Markuse katedraal, kus hoitakse tänaseni tema säilmeid. Markuse nagu ka teiste Jeesuse jüngrite elu muutus sellest hetkest, mil ta kohtus Jeesusega. Meie ajal ja meie maailmas võib issanda puudutus tabada inimesi sama ootamatult kui Markust 2000 aastat tagasi. Kindlasti on sellise puudutuse tõenäosus suurem ju just kirikus. Me vähemalt loodame seda. Ka siin Lasnamäe Pae palvekojas või Lasnamäe kirikus on kohtumispaik Jumalaga. Kõige olulisem koht siin kirikus Jumalaga kohtumiseks on altari juures. Just altari ees antakse erinevad tõotused. Ristimisel teevad seda vanemad, ristivanemad ja täiskasvanud ristitavad ise. Konfirmeerimisel leeritatavad, laulatusel laulatatavad. Kui kogudus saab uue õpetaja või mõne uue ametikandja, seatakse ka ametisse just altari ees. Aga kõige isiklikum kohtumine Kristusega toimub armulaual, kus me võtame altari ümber viibides vastu Kristuse ihu ja verd ning saame nõnda tema surma ja ülestõusmise osalisteks. Ka tänasel jumalateenistusel. Kiriku kalendrisse on märgitud tänase päeva peale peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha ehk Mihklipäev. Päeva teemaks on Jumala sõnumi toojad ja päevasalmiks juba korra kõlanud salm 34:8. Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad ja ta vabastab nad. Tänapäeval soovivad paljud inimesed, eriti Eestis, aga mul on tunne, et ka mujal, mitte kohtuda Jeesusega, vaid kohtuda ja suhelda inglitega. Ingli müstika
on tänapäeval väga levinud. Kristlastena peame inglitest kõneledes lähtuma eelkõige piiblitekstist, kus inglitest juttu. Selleks tuleb tunnistada, et Jumal on inglid nagu inimesedki loonud ning neile oma konkreetse koha ja ülesande andnud. Jumalaga kohtumiseks ei tohi me aga rahulduda ainult inglitega kohtumisega ega seda ka eraldi taotlema. Me ei leia piiblist kohta, kus inimestele ennast ilmutavad inglid tegutseksid kuidagi omatahtsi, lahus Jumala poolt paika pandud käsuliinist. Kuulsime seda ka tänasest apostlite tegude raamatust, kus Jumal oli saatnud ingli, et aidata Paulusel põgeneda vanglast. Nõnda ei ole ka kirja kohta, kus inimesed otsiksid ise kontakti inglitega ja paluksid neilt teeneid või abi. Inglid on Jumala käsutusohvitserid, tema sõnumi toojad, tema käsualused, nad on Jumala saadikud. Inglid, kes asuvad Jumala käskude asemel joonduma mitte Jumala, vaid iseenda soovidest ja palvetest, neid nimetatakse mässulisteks ingliteks. Neist on saanud langenud inglid. Jeesus ei sündinud ingliks. Jeesus sündis inimeseks. Jumala poeg sündis inimeste hulka, mitte inglite hulka. Tema kohta öeldakse Hebra kirja alguses, ta on istunud ausuuruse paremale käele, kõrgeimas taevas ning saanud ülemaks inglitest. Tema on see, keda ka inglid teenivad ja kelle kohta öeldakse, samuti Hebra kirja 1. peatükis, ka kõik Jumala inglid kummardagu teda. Just Jeesuse poole saame ka meie oma tänu ja palve soovidega pöörduda ning teda oma eluga järgides issanda ja Jumalana austada. Meil ei ole vaja teisi vaimseid isandaid, õpetajaid ega valgustajaid, sest Kristus maailma valgustajana, maailma valgusena on ikka seesama täna ja alati. Me kõik teame jõuluevangeeliumi. Jõuluööl karjastele ilmunud inglid ei oodanud, et karjased neid kummardaksid ja austaksid. Nad ilmusid selleks, et viidata karjastele, kust nad leiavad Jeesuse. Nad aitasid karjastel kohtuda Jeesusega, maailma valgusega. Just selle maailma valguse poole tuleb meilgi liikuda ja seda valgust otsida. Inglid valguse teenritena aitavad inimesi Kristuse suunas jõuda. Täna siin Lasnamäe koguduse keskel viibides soovin, et Jumalaga kohtumine oleks ka siin kõigi jaoks rõõmus ja valgustav hetk. Ja kui peaks ka ingel meile ilmuma või inglid, siis me teame, et Jumal on nad saatnud selleks, et nad võiksid aidata meil kohtuda Jeesusega. Aga ka siis peame seisma patustena just issanda palge ees, kuid see on suur rõõm. Issanda Kristusega kohtumine muudab inimesed paremaks ning inimese hinge ja südametunnistuse puhtamaks. Jumal olgu meie hinge puhastajaks ja meie kõigi rõõmu allikaks ka siin Lasnamäe palvekojas. Tänane vihklipäev ei ole aga ainult mitte inglite, vaid me oleme harjunud Eestis nimetama seda ka lastepühaks. Sest vihklipäeval on Eestis tava alustada kogudustes pühapäevakooli aastat. Lastetöö assessor Mattias Haamer ja laste- ja noorsootööühenduse juhataja Triin Salmu on kutsunud üles täna meie kiriku lastetöö eestpalvesse võtma ja ka lastetöö jaoks annetama. Lastest rääkis ka tänases evangeeliumis evangelist Matteus, kui kirjeldas meile laste kohtumist Jeesusega. Ja Jeesus kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma ja ütles, tõesti ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa, kui lapsed, ei pääse te taevariiki.
kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis. Ja kes iganes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu, ütleb Jeesus. Kui säilitame Jumalaga suheldes lastele iseloomuliku siira ja puhta suhte südamest südamesse, hingest hinge, siis on Jumala riik meiegi päralt. Olgu selline suhe Jumalaga kõigil, kes siia Lasnamäe pühakotta sisenevad ja siin Jeesusega kohtuvad. Aamen. Kas tunnistame usku? Väga hea. Ja tunnistame siis oma püha ristiusku apostliku usutunnistuse sõnadega. Võime teha seda eesti keeles, aga kuna usukeel on üle kõikide keelte ja rohkem südamekeel, siis võime me kõik tunnistada usku oma isiklikus keeles apostliku usutunnistuse järgi. Mina usun Jumalasse, kõigi üheste päeva ja maa loojasse ja Jeesuse Kristusse, tema ainusse poega, meie isasse, kes on saanud pühast vaimust, ilmale tulnud meisi maailma, kannatanud toimus Pilatuse ajal, risti löödud, surnud ja maha alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surmist, üles läinud taevale, istub Jumala oma kõige väärilises ja paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnude üle. Mina usun ühesse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osalust, tahtude andeks andmist, ingu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen. Nii, võime istuda ja ma saan aru, et me laulame. Amen.
armsad vennad ja õed Kristuses, toogem nüüd tema kaudu Jumala ette oma tänu ja alandlikud palved. Me palume kiriku eest kogu maailmas, et see püsiks ikka sinu sõna tõe ja armurikaste sakramentide alusel ning saaks vabalt kõigile rahvastele kuulutada Jeesuse Kristuse päästvat evangeeliumi. Kuule meid, armas Issand Jumal. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал жизнь этому приходу святого Марка в Ласномяе. И мы просим за него и за все остальные приходы Эстонской евангелической лютеранской церкви, чтобы они могли расти и укрепляться, оставаясь в истине Твоей и живя в вере и любви. Услышь нас, милостивый Боже. Me palume sind kõigi nende eest, keda oled kutsunud oma riigi tööle, kirikujuhtide, iseäranis peapiiskop Urmase, piiskopide Ove, Marko, Anti ees, koguduste vaimulike, missionäride ja teiste kaastööliste ees, et nad kõik oleksid täidetud püha vaimuga ning täidaksid oma teenimisülesandeid ustavalt, väärikalt ja pühendumusega. Kuule meid, armas Issand Jumal. Просим Твоего благословения для финской народной миссии и дружественных общин в Воларе, Йоут-Ярви и Веселахте, которые внесли свой вклад в создание нашего прихода и поддерживали здесь духовную работу. А также просим Тебя о наших братских общинах Марии Магдалине и Андрея. Me palume kõigi ristituute ja leeriõnnistuse vastu võtnute ees, et sa juhiksid neid oma vaimuga, aitaksid neil püsida riskimise armus kõigis ajaliku elu kiusatustes, katsumustes ja raskustes ning annaksid neile jõudu ja julgust elada kristlastena maailma keskel. Juhi ka kristliku usu hüljanud tagasi oma koguduse osadusse. Kuule meid, armas Issand Jumal. Просим за всех вступивших в христианский брак, чтобы Ты помог им жить во взаимной любви, верности и прощении. Благослови христианское воспитание детей в семьях, религиозное образование, уроки воскресной школы, катехизиса и молодежную работу, чтобы новое поколение познавало Тебя и у нашей страны и нации было будущее. Me täname sind meile rahva ja riigina kingitud iseseisvuse ja rahupõlve eest ning palume, et aitaksid neid alal hoida. Selleks anna arukust ja vastutustundlikkust meie juhtidele, presidendile, Riigikogu liikmetele, valitsusele, kaitseväe juhtidele ja teistele, kes otsustavad meie nimel ja kelle valikutest oleneb suuresti ka meie kõigi saatus. Anna, et need oleksid tehtud oma rahva edasipüsimist ja head käekäigu silmas pidades ning lähtuksid ühistest huvidest ja edendaksid omavahelist läbisaamist. Kuule meid, armas Issand Jumal. Мы молимся за прекращение войны в Украине и в Израиле, за тех, кто рискует своими жизнями, защищая свой народ и свою страну. Даруй им Твою помощь и поддержку. Будь рядом с теми, кто страдает от ужасов войны, и помоги им. Palume, et hoiaksid meist eemal sõja, terroriaktid, looduskatastroofid, epideemiad, suurõnnetused ja puudused. Aita ka meil endil hoida ja vastutustundlikult kasutada meie hoolde antud loodust ja selle rikkusi. Kuule meid, armas Jumal. Благослови, Боже, нашу повседневную работу и средства существования. Помоги воздерживаться от лишней суеты и всегда полагаться на Твою милость. Учи нас видеть Твои благие дары во всем, что у нас есть, и воздавать за это благодарность через служение Тебе и ближним. Помоги видеть тех, кто страдает, и находить возможность быть им опорой и поддержкой. Kuule meid, armas Issand Jumal. Tuleta meil ikka meelde,
et oleme sinust üksnes palve kaugusel. Aita seal, kus me ise aidata ei oska või ei suuda, kanda hädasolijad eest palves sinu ette. Tervenda haige, aga anna neile eelkõige julgustav kinnitus oma ligiolus. Lohuta leinajaid nende kurbuses, läbi ülestõusmisusu ja taasnägemislootuse sinu Kristuses. Iseäranis palume 30 aastat tagasi reisi parvlaeval Estonia hukkunud omaste ees. Aita sulijatel otsida sinu lähedust ja leida rahu sinus, saades osa sinu päästvast ja lunastavast armust. Sinu armu hoolde palume ka reisi parvlaeval Estonia hukkunud. Kuule meid, armas Issand Jumal. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Ja me saame nüüd asuda ühe armulaua tühitsemist ette valmistama ja samal ajal viime läbi ka orjanduse. Kantsid, kui jõud otsa sai mul, teisel päeval vaja julgustust sul. Ja kui väsisime ära mõlemad, tundsime, et isa käed kannavad. Väga palju tegemata veel tööd, looja töö põllul puudub ju mõõs. Teie kõrval kõnnin töötame taevas ükskord oleme koos. Siiamaani on tuldud tema armu käes, homne päev on veel peidustav käes. Küllap Jumal oma hullude eest hoolitseb, viigu ta, kuhu viivad ta teed. Siiamaani on tuldud tema armu käes, homne päev on veel peidustav. Küllap Jumal oma hullude eest hoolitseb, viigu ta, kuhu viivad ta teed. Kiidetud oled sina, Issand, kogu loodu Jumal,
sest sina oled meile andnud leiva, inimeste töö ja maavilja, mille me sinu ette toome, et see saaks meile eluleivaks. Jumal olgu kiidetud igavesti. Kiidetud oled sina, issand, kogu loodu Jumal, sest sina oled meile andnud veini, inimeste töö ja viinapuu vilja, mille me sinu ette toome, et see saaks meile lunastuse karikaks. Kiidetud olgu igavesti. Täname issand ka nende andide eest, mida oleme tohtinud koguda, sest ilmselt tuleb ju seegi sinu käest. Palume sinu õnnistust nende kasutamisega sinu riigi töö heaks siin Lasnamäel ja ka noorsootöös meie luterlikus kirikus. Palume sinu õnnistust ka kõigile heldetele andjatele. Anna meil ikka tunda oma helgust, oma hoidmist. Ole ikka meiega Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Issand olgu teiega. Ühendage oma südamed. Tänage Issandat, teie Jumalat. Tõesti see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige vääriline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi, kelle pärast sina meile armu heidad, meie patud meile andeks annad ja igavest õndsust tõotad. Sellepärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu. Tõesti, sa oled püha, Issand, kõige pühaduse lätte. Seepärast palume sind, lase meil andidel, leival ja veinil saada sinu püha tahte kohaselt ja su vaimu väel meie Issanda Jeesuse Kristuse ihuks ja vereks. Meie Issand Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja andis jüngritele öeldes: võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtusööma aega. Tänas, andis selle neile öeldes: võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkusesse. Taevane Isa, tuletades meelde sinu poja surma ja ülestõusmist, võtame sinu käest vastu eluleiva ja lunastuse karika ning täname sind,
et oled arvanud meid vääriliseks sinu palge ees seisma ja sind teenima. Me palume sind, saada meile oma püha vaim ja ühenda kõik, kes seda leiba söövad ja sellest karikast joovad, et me koos kõigi pühadega sind alati kiidaksime ja ülistaksime Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Tema läbi, temaga ja temas olgu sulle, Jumal, kõige väeline Isa, püha vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Jeesuse nimel meie palvetame. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühistatud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issanda rahu olgu alati teiega. Ja sinu vaimuga. Ja võime soovida üksteisele Issanda rahu ja head läbisaamist. Issanda rahu. Jumala rahu. Mis see teeb? Nii muul. Muul. Issanda rahu. Joo, kyllä se on. Issanda rahu, 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 Issanda rahu. Leib, mida me murrame, on Kristuse ihu osadus. Karikas, mida me õnnistame, on Kristuse vere osadus. See on Jumala talv, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömaajale. Tulge, sest kõik on juba valmis. Ja armulaua jagamine toimub kahes paigas ja oleme arutanud ja leidnud, et kõige parem oleks kasutada sissekastmist ehk siis vaimulikud kastavad ise
armulaua pühitsetud leiva, pühitsetud veini sisse ja asetavad teile suhu. Või kui te panete käe ette, siis me anname leiva teie käe peale ja te ise lastate sisse ja panete endale suhu. Tulge, sest kõik on valmis. Võta kingad, sest maa, millel seisad, on püha. Püha on issanda maa. Vaata ja kuulata vaikselt, kuigi kõike ei suudagi mõista. Kummarda, sest maa, millel seisad, on püha. Kõneleb issand ja puudutab meid see kui vilja, mis on Jumala põldude tulpes. Vahel laitub ohjamaid, ainult Jumala väherus. Vahel siinub jäeta kiire, tunneb püha puudutus. Võta hingad, sest maa, millel seisad, on püha. Püha on issanda maa. Vaata ja kuulata vaikselt, kuigi kõike ei suudagi mõista. Kummarda, sest maa, millel seisad, on püha. Kõneleb issand ja kuuleb, puudutab meid see kui vilja, mis on Jumala põldude tulpes. Vahel tuleva põõsa kombel oktad Jumala valet sa. Vahel kuuled ka sõnatut kõnet, siis mind püha puudutab. Võta hingad, sest maa, millel seisad, on püha. Püha on issanda maa. Vaata ja kuulata vaikselt, kuigi kõike ei suudagi mõista. Kummarda, sest maa, millel seisad, on püha. Kõneleb issand ja kuuleb, puudutab meid see vilja, mis on Jumala põldude tulpes. Haaran kätest ja tunnen tahava, taaskord püha puudutab. Võta kingad, sest maa, millel seisad, on püha. Püha on issanda maa. Vaata ja kuulata vaikselt, kuigi kõike ei suudagi mõista. Kummarda, sest maa, millel seisad, on püha. Kõneleb issand ja kuuleb, puudutab meid see kui vilja, mis on Jumala põldude tulpes.
issanda Jeesuse Kristuse tõeline ihu ja tõeline veri, ka teie eest ristil ära antud ja ära valatud, need kinnitagu ja hoidku teid õiges usus igaveseks eluks. Issanda rahu olgu ja jäägu teie kõikidega. Aamen. Amen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Laulame nüüd lõpuhümni. Admel Твоею кровью и
tänu Jumalale, et meil on see päev, selline tundub järgiti kenasti õnnistunud, iseäranis selle ilma eest, mis on otse kui ka väikene ime ja õnnistuse märk meile. Tänu kõigile, kes olete tulnud siia osalema, täname peapiiskopi jutluse ja kaasteenimise võimaluse eest, samuti kõiki oma sõpru Soomest ja ka siit Eestimaal. Et sellega on meie ametlik teenistuslik osa lõppenud, aga meie päev veel jätkub. Jätkub kõigepealt siin siis kohvilauaga ja siis peale seda on veel, kes kauemaks saavad jääda, veel avatud uste osa. Võite nüüd võtta istet, kuulata muusikat. Violetta ja Helis räägivad ja tuleb selline lõpuprotsessioon ja toiduparaad. Toiduparaadi musiikin aikana. Minkä itsanta rahus ja teenikin tätä rõõmuga. Juodaan kahvit ja sitten sen jälkeen tulee semmoinen tervehdysten osa. Juomme pärast kohvi ja siis tuleb tervehdystä. Niin, me võime paraadis välja minna. Joo.